Tervitusi jälle. Võtame siis 1994. aasta Eesti eurolaulu ette. Seekord siis finaal toimus 26. veebruaril. Aasta oli 1994. Õhtujuhtideks olid Reet Oja ja näitleja Guido Kangur. Ja vaatame siis neid laule ka, mis siis kõlasid. Ning teen nagu ka eelmine kordki, et kõige võidulaulu jätan kõige viimaseks. Aga esimene laul siis Unelind, esitajaks Evelin Saamuel. Nii, esimene laul siis oli Unelind, Evelin Saamuel esitas. See sai 73 punkti ja 6. koha. Hea küll. No esiteks Evelin Saamuelil on ikka ilus laulu hääl, oli siis, on praegugi. Ja väga meeldis, et tema seda laulu esitas. Siuke mulle meeldis see, et orkesteril oli kuidagi niimoodi, et trumm jäi eriti nagu kogu aeg trumm käis ja siis vahepeal teised pillid nagu niimoodi vaheldumisi mängiti, et see nagu andis siukse hea kõla, et trumm on kogu aeg ja siis järsku tuleb nagu mõnda nende trummilöökide kõrvalt on mõnda teist pilli kuulda niimoodi mõnusalt. Ja siuke hea, ei ole kindel, kas Eurovisioonil meil sellega oleks hästi näinud, kui see oleks saadetud, aga selles mõttes, kui võtta võistlus, siis laulu alguseks oli see väga hea, niuke tõmbas nagu käima. Et siuke natuke aeglaselt, siis läheb nagu aeglasemast üha võimsamaks läheb seda, siin nagu jääb ikka siukseks keskmiseks kiiruseks, aga samas tempo on mõnus ja siuke hea kaasa laulda ja siis vahepeal nagu jälle vaibub nagu ja siis paneb jälle kõvasti valjuks jälle. Et selles mõttes tore laul ja sõnad olid ka ilusad. Et väga meeldiv laul. Järgmisena oli Ivo Linna Elavad pildid. Nii, teine laul Ivo Linna Elavad pildid. See sai siis 112 punkti ja jäi 3. kohale. No ma ei imesta, et see jäi 3. kohale, see oli tõesti väga mõnus pala. Mulle eriti meeldis algus ja siis selle peale teist salmi siuke vahemäng oli, kus eriti mitu viiulimängijat said nagu särada, et see oli just nende koht nagu oli, et viiulimäng oli just. Et väga meeldis. Neid vanu eurolaule on sellepärast ka tore vaadata, et on näha, kuidas need staarid võib-olla kunagi mitu aastat hiljem välja nägid, et Ivo Linna oli äratuntav, aga samas ega välimus oli küll teissugune, aga ega sinna ei saa midagi halva, see ei ole halvaga mõeldud. Aga Ivo Linna, kui tema laulab, siis on ikka alati tore kuulata. Et väga tore laul oli ja väga mõnusasti oli kõlas ja muidugi eriti tore oli see, et taustavalauljad olid ka, et siis vahepeal Ivo häälele veel nende hääl ka kokku, siis see kõlas nagu jubele hästi, et väga meeleolukas laul, aga ma jälle ei ole kindel, kui hästi sellega Eurovisioonil oleks näinud, kui see oleks saadetud. Aga samas see laul võib-olla meeldis mulle rohkem kui eelmine, aga samas eelmine oli ka väga hea, et see on täpselt siuke 50-50, et ei oska öelda, et kui palju see nüüd parem oli ja kui palju see no mõlemad olid, tegelikult iga laul on omamoodi hea, lihtsalt küsimus on selles, et kas see on Eurovisioonile sobilik. No see laul kindlasti oleks, aga vaatame teised ka ära, siis ütleme, milline, kas võitja oli hea või oleks võinud mõni teine olla. Järgmine laul, 3. laul, Hingemaa, Airi Alve. Nii, no ja paremaks need laulud lähevad ja raskem hakkab ka kommenteerida, et milline on parem, milline mitte. 3. laul, Airi Alve, Hingemaa. See sai siis 72 punkti ja jäi 7. kohale. Nojah, ma ei imesta, et ta võib-olla Ivo Linna laulust tõesti kehvema koha sai sellepärast, et Ivo Linna laul oli küll selles mõttes võimsam pisut, aga see laul oli ka väga tore.
tore ja mõnus. Mulle meeldib, et iga riik pidi oma keeles laulma, et mulle meeldib, et kõik laulud on eesti keeles, mulle meeldivad eestikeelsed laulud, nagu ma ka Eesti Laulu kommenteerides ütlesin, et mõnus tempokas laul, siuke, ainult et sellel ei olnud nagu sedasi, et ta oli nagu kogu loo õppuni selline kiirem laul võrreldes eelmistega, et ei vahepeal mingit siukest vaoshoitust või vaiksemaks jäämist ei olnud. Et ikka kogu aeg enam-vähem üks ja sama tempo ja Airi Alve hääl oli ka väga mõnus, siuke soe, mõnus, mida kuulata. Ma ütlen, lähen korra teemast välja. Kui ma lugesin nime Airi Alve, siis ma algul arvasin, et see on Airi Vilkumur Kantsar, kes on üks Eesti kantrilaulja, aga tegelikult mõtlesin, et on nime vahetanud, aga ei, tegelikult see ei olnud see inimene. Kui ma nägu nägin, siis ma tundsin kohe ära, et see on hoopis üks teine naine. Ma olen teinud endale playlisti, et ma ei peaks vahetavahel, kui muusikat on kuulata, et ma ei peaks otsima või muudkui klõpsima, et siis ma olen vahel otsinud kontserte, mis on YouTube'is üleval nagu kogu kontsert ja siis pannud playlist, et järjest saab muudkui kuulata, et Airi Alved olen ma ka on ka mu playlistis olemas, kui ta koos Lavasaare trioga esineb. Et kes tahab, võib guugeldada seda kontserti, see on YouTube'is üleval. Vähemalt ma arvan, et on, kui pole välja võetud. Aga igal juhul väga mõnus laul aga võib-olla sellega Eurovisioonil meil võib-olla nii hästi poleks läinud. Järgmisena, nüüd tuleb hea lugu, 4. laul Kallim kullast, Hedvig Hansson ja Pearo Paulus. Oi, kui ilus see oli, 4. laul Hedvig Hansson ja Pearo Paulus, Kallim kullast. Sai 147 punkti ja teise koha. No see oli seda kohta kindlasti väärt. See oli tõesti ilus duett, ilus laul, mõnus aeglane muusika, siis Pearo alustas, Hedvig jätkas siis koos, jälle Pearo, Hedvig, jälle koos. Ja siis vahepeal sellist vokaalitsemist ka siukest omamoodi ja jälle refrään. Jah, see oli küll ilus. See on kindlasti üks, mis kuulub Eesti eurolaulude kullafondi, võiks öelda. See on tõesti väga ilus laul. Väga hästi tehtud. Seda laulu on tegelikult Pearo Paulus osales ka mõned aastad tagasi laulusaates ja seal viimases saates duettide saates esitas ta seda Maarja-Liis Ilusaga. Aga jah, ega ta originaali ei ületanud, kuigi Maarja laulab ka väga hästi, Maarja-Liis Ilus. Võiks kunagi selle laulu veel kusagil ettekandele tuua, et kuidas see meelde tuletada või, sest see on tõesti nii ilus laul. Et jah, teine koht, super. Ja küll võtame järgmise. 5. laul Kadi Signe Selde, Mirage. Nii. Kadi Signe Selde, Mirage, 5. laul. See sai siis 56 punkti ja 9. koha. No, võrreldes eelmistega oli võib-olla jah, siuke võib-olla pisut nõrgem, aga samas ma ei tea, 9. koht. Ma arvan, et oleks võinud ikka rohkem saada. Ma meeldis, kuidas see algas ja siis siuke, et see oli ka siuke laul, mis nagu läheb kogu aja nagu tõuseb või siis ikkagi jääb siukseks nagu kogu algusest lõpuni siuke võimsamaks, et ei muutu väga midagi. Ja väga meeldis ka, kuidas see Kadi Signe Selde seda laulis, et ta nagu oma vokaaliga niimoodi nagu muutis oma vokaali, korda oli siuke jälle peenem, siis jälle siuke jõulisem ja et siuke hea nagu siuke hea kuulata, et nagu tunduks nagu oleks mitu inimest laulaks, aga no tegelikult ja taustalauljad tulid ka vahepeal, aga ikkagi tema vokaal jäi nagu rohkem silma see, kuidas ta seda muutis ja niimoodi. Et jah,
aga jah, võib-olla ma annaks sellele rohkem kõrgema koha kui 9. koha. Nad võib-olla võiks ikka kõrgemale saada, oleks mina pannud. Aga jah, meeleolukas laul selle, aga ma arvan, võib-olla Eurovisioonil sellega võib-olla nii hästi poleks läinud. Et aga samas selleks, et aga sellesse valikusse ta sobis nagu selleks, et mille hulgast valida, selles mõttes sobis. 6. laul Päikeselapsed esitab Pearo Paulus. No nii, 6. laul Pearo Paulus Päikeselapsed. See sai siis 101 punkti ja 4. koha. No ei imesta, väga tempokas laul ja väga siuke mõnus ja Pearo tämber oli ka väga tore ja mõnus siuke. Ja see ka, et seal oli taustalauljatele siuke hea koht antud niimoodi, et Pearo laulis, siis taustalauljad laulsid korra, siis jälle Pearo niimoodi vaheldumisi, et see siuke andis siukse toreda vaibi selle laulule, et siuke mõnus kuulata. See oli ka esimene laul, kus tuli üldse sellest praeguseni esimene laul, kus ka 2 tantsijannad tulid lavale. Vähemalt eelmiste puhul ma ei märganud, et oleks tantsijaid olnud. Ja nojah, seda ei saa nüüd võrrelda selle Edvig Hansoni ja Pearo Pauluse Kallin kullast lauluga, seda ei saa võrrelda, et kui palju see parem on, sest eelmine oli ju, sest see oli duett, aga nüüd oli Pearo üksinda, et üksinda laulis ka väga hästi, aga noh, selles mõttes seda lihtsam oleks seda Kallin kullast lauluga oleks seda lihtsam võrrelda siis, kui ta oleks seda ka üksinda laulnud, aga kuna seal laulis Edvig ka, siis ei saa seda nii väga võrrelda. Aga väga tore laul oli, ma ütleks, et see ma olen Tuug üks starti Pearo Pauluse bändi käinud ainult 2 korda, olen näinud laivis ja ma olen kuulnud, et ei tea, kas see Päikeselapsed on ka neil repertuaaris, aga võiks olla, ma arvan, see kõlaks väga hästi neil seal. Et see võiks repertuaaris olla. Võib-olla on, aga lihtsalt ma ei ole kuulnud nii palju, ma ei tea nende repertuaari nii väga. Jah, see algus meenutas mulle pisut viimast Tuug üks starti kontserti, kus ma käisin, et seal nojah, saates ega selles Eurolaulu saates ei olnudki niimoodi, et lauljad ütlesid tere või midagi, tulidki lavale, hakkasid laulma. Aga kuna ma käisin viimane kord Tartu suve lõpupeol eelmine aasta, siis seal oli ka niimoodi, et Tuug üks start tuli lõpuks peale ja siis oli niimoodi, et bänd hakkas laulma ja siis Pearo tuli lavale, hakkas kohe laulma ja jälle hiljem teretas publikut. Et see oli nagu sarnane selles mõttes, aga no ega seda teevad kõik artistid, et võib-olla hakkavad kohe laulma ja siis ütlevad tere või midagi. Või siis või sõltub muidugi bändis ka, mõned ütlevad ka kohe. Aga ega see ei ole vahet. Igal juhul meelehulkas laul, et võiksid repertuaari võtta Tuug üks startiga. Järgmine laul, 7. laul, Evelin Saamuel, Soovide puu. Nii, 7. laul, Evelin Saamuel, Soovide puu. 69 punkti, 8. koht. Okei, esimene laul veel, Evelin Saamuel laulis ka esimese laulu, mis jäi 6. kohale, see nüüd jäi 8. kohale. Noh, võiks öelda, et muutus laul, muutus ka välimust, tal oli teistsugune esinemise kostüüm nüüd. Aga see laul mulle väga meeldis, siuke mõnus tempo ja Evelin Saamueli hääl oli nii ilus. Et siuke mõnus kuulata, isegi ma jäin seda häält isegi rohkem kuulama kui muusikat ja laulu ja mõnus eestikeelne pala ja siuke väga mõnusad sõnad ja siuke lõpus siuke ka kõrge noot või siuke vokaaliga võimutsemine. Ma ei tea, võib-olla kui nüüd mõtta, esimene laul oli tegelikult ka väga võimas, aga võib-olla ma oleks hoopis teeks vastupidi, et oleks sellele andnud 6. koha ja sellele eelmisele esimesele oleks andnud 8. koha. Et kuidagi see laul, ma ei tea, meeldis mulle nagu rohkem kui see esimene, aga esimene oli ka väga hea, väga võimas laul. Aga see kuidagi jäi praegu rohkem nagu, kuidagi meeldis rohkem. Aga ei, see ei tähenda midagi halba. Ma arvan, sellega oleks võib-olla Eurovisioonil hästi läinud, kui see laul oleks läinud.
nii, kaheksas laul Henri Laks, Lähedus. Kaheksas laul Henri Laks, Lähedus. Sai siis 54 punkti, jäi 10. kohale. No ma ei tea, minu arvates oleks võinud ta ikka rohkem saada, kõrgemale kohale saada. Mõnus siuke võimas laul, eriti refrään mulle meeldis ja see, et ta nagu, kui Henri Laks seda esitas, siis tundus nagu, et laulu refrään, et salmide ajal on nagu siuke tagasihoidlik või nagu alles hakkab nagu energiat saama ja siis refräänis paneb nagu täiega ja kõige lõpus, laulu lõpupoole viimast korda refrääni lauldes pani ikka eriti täiega, et siuke hea nagu siuke tõusev laul. Jah, seda laulu on pisut kurb kommenteerida, sest Henri Laks lahkus meie seast eelmine aasta. Et on pisut kurb seda kommenteerida. Ta laulis väga hästi. Ma ei ole küll kindel, kas see laul nii... Ma tean, et Henri Laksi repertuaaris on siuke laul nagu Tule kui leebe tuul, mis mulle väga meeldib, et ma ei ole nüüd kindel, kas see laul nüüd parem on, aga ma arvan, ta oleks võinud saada kõrgema koha kui 10. koht. Ta laulis ju väga hästi ja väga võimas esitus oli. Jah. Okei, võtame järgmise. See on nüüd eelviimane laul. 10. laul Tõnis Kiis, Anneli Tõevere ja Evelin Saamuel, Ime. 10. laul siis Tõnis Kiis, Anneli Tõevere ja Evelin Saamuel, Ime. 86 punkti ja 5. koht. Nojah, see oli tõesti võrreldes teistega nüüd teistsugusem, seepärast et nüüd oli laval, võiks öelda, trio. Et oli ka hästi muidu tehtud, et Evelin Saamuel alustas, siis vahepeal laulis Tõnis Kiis. Aga mulle jäi nagu mulje, et Anneli Tõeverele endal nagu sellist väikest soolokohta ei olnud, et ta laulis koos Tõnis Kiisiga koos või siis laulsid kõik koos, et võib-olla oleks võinud tal ka siuke väike koht olla, kus ta oleks ka oma häält saanud näidata. Aga samas see oli hea etteste selle poolest, et neil oli pisut ka sellist koreograafiat või sellist natuke nagu show asja ka nagu, et võrreldes eelmistega. Aga jah, võib-olla jah, ma ei ole kindel, kas sellega meil Eurovisioonile hästi oleks läinud sellise lauluga. Aga meeldiv laul ja kindlasti omal kohal on see kindlasti. Fänne see kindlasti on mõni paljud, kellel see laul meeldib. Nüüd jõuame siis võidulooni, mis oli 9. laul Silvi Vrait, Nagu merelaine. No nii, võidulaul siis, see oli muidu järjekorras oli see 9. laul, aga nagu ma ütlesin, ma jätan võidulaulu viimaseks. Silvi Vrait, Nagu merelaine, 158 punkti, esimene koht. No ma ei imesta, et see esimese koha sai, see on tõesti võimas lugu, siuke algab seda aeglaselt rahulikult ja siis refräänis paneb täiega, paneb üha võimsamalt ja läheb ka ja siuke ilus tekst ja mõnus ja tõesti väga tore laul. Mulle väga meeldib, see on kindlasti üks laul, mis mulle väga meeldib. Muidugi jah, sellest on ka pisut kahju rääkida, sest Silvi Vrait on ka meie seast lahkunud juba ammu. Ja nagu näha, see laul on ju sellepärast, aga see laul elab siiamaani, et näiteks Tanel Padar on ju sellest oma ansambliga kaveri teinud sellest eurolaulust ja seda ikka igal kontserdil, kahel kontserdil, kus olen käinud, olen seda kuulnud, et ta esitab seda oma versioonis. Ja ongi kõik 10 laulu kuulatud. Me saime selle Nagu merelaine lauluga Eurovisioonil 24. koha. No ja eks siin on igasuguseid mõtteid nüüd, et võib-olla kui oleks äkki läinud hoopis teisele kohale jäänud laul Kallim kullast, võib-olla siis oleks paremini läinud, aga mul on tegelikult raske öelda kumba ma oleks rohkem tahtnud, seepärast et see
nii nagu Merelaine kui ka Kallin kullast meeldivad mulle mõlemad väga palju, et ma ei oskaks öelda, et täpselt nagu niimoodi 50-50, et aga samas Silvi Raidi saatmine oli kindlasti hea otsus ja jäime küll 24. kohale, aga no pole hullu. aga lihtsalt kui Silvi Wrighti poleks olnud võistluses, siis oleks kindlasti ma saatnud selle Edvi Kansoni ja Pearo Pauluse laulu Kallin kullast. aga muidu selle top 3-ga, mis tuli olema üpris rahul, et 3. oli siis Ivo Linna ja Elavad pildid, et see top 3-ga nagu rahvas, nii olen ka mina selles mõttes rahul, et need 3 laulu just top 3 said. aga kui ma mõtlen pisut edasi natuke, siis võib-olla ma ei tea, võib-olla ma oleks Henri Laksi näiteks 4. pannud ja siis selle Evelin Samueli laulu Soovide puu oleks 5. pannud ja Pearu laulu Päikeselapsed oleks näiteks 6. pannud. aga samas see on kõik sedasi, noh, tegelikult iga laul oli omamoodi hea, et ega see on igaühel oma maitse, et ma ei taha rohkem edasi öelda, ma ei taha kedagi viimaseks jätta. igal juhul eurolaulu valikuga jäin ma rahule. kui ma 1993. aasta puhul ütlesin, et oleks võinud Lootus minna, siis selle laulu puhul, selle aasta puhul olen ma nõus publikuga, kes tol ajal hääletas, et see laul oli tõesti hea, see on Silvi Wright nagu Merelaine. ja tore, et see, kuigi Silvi Wright enam ei ole, siis vähemalt see laul elab edasi ja on siiamaani üleval ka tema etteaste Eurovisioonil. jah. kui meeldis video, pange like ja subscribe. kommenteerige äkki, milline eurolaul teile 1994. aastast kõige rohkem meeldis ja näeme jälle.